Aitäh, härra juhataja, aitäh, proua minister, vastuste eest, head rahvaesindajad! Proua minister andis meile küllalt reipad, selged vastused ja ütles korduvalt seda, et praegu ei ole eesti keelega kõrghariduses suuri probleeme, kuid ei eitanud ka seda, et tuleb olla valvas. Ja kui me vaatame ajakirja Akadeemia selle aasta number 4, siis on siin väga huvitav artikkel, mille autoriteks on professorid Birute Klaas-Lang ja professor Helle Metslang, kes hoiatavad väga põhjalikus arvuderohkes ülevaates, mille nimi on Eesti keele kestlikkus kõrghariduses, just nimelt nende tendentside eest, mis on ilmnenud viimase 10 aasta jooksul ja kus on selgelt näha nende väite järgi ja kahjuks jäi selline seisukoht kõlama ka 15. märtsil, kui siin Riigikogu saalis oli Vabaerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, et tendentsid, mis on valitsevad praegu meie kõrghariduses kasutatava eesti keele suhtes, on pigem muret tekitavad. Ja meil oli täna siin arupärimistele vastates minister puudutas ka ühte põhimõttelist küsimust, millele kõige õigem vastuse andmise koht on Riigikogu saal. Eesti keel on meie väikese rahvariigi kestmise alus. Kui meil ei ole sellisel kujul mitmes kasutusvaldkonnas, kõikides eluvaldkondades toimivat eesti keelt, mis edeneb, muutub ajaga, siis läheb meil väga raskeks hoida, majandada, kasvatada, edasi viia nii oma rahvust kui ka oma riiki. Ja sellest tulenevad kõik need järgmised sammud. Väikese riigi pidamine on majanduslikult raskem, väikese keele hoidmine on majanduslikult raskem ja see, kes peab siin kindlasti olema eesti keele eest missiooni ja ka visiooniga esirinnas, on just nimelt meie kõrgharidus ja teaduskeel. Kui kõrgharidus, kõrgkool, ülikool astub sammugi tagasi sellest, et eesti keelt vähendatakse kas siis tehnikateadustes või loodusteadustes või ka sotsiaalteadustes, siis kaotab sellest kogu riik ja seda ei tohi me kindlasti endale lubada. Nii et kokkuvõttes soovin ma väga ka ministrile seda jõudu, jaksu ja tahtmist hetkel, kui on käimas kõrgharidusseadustiku uuendus, kui me hindame ümber kogu meie kõrghariduse ka rahastamist, lepingute ja tulemuslepingute olulisust, siis mõelda sellele, et küsimus ei ole ainult, kui palju meil on rahvusvahelisi üliõpilasi või kui tähtis on rahvusvahelistumine. Küsimus on selles, kuidas hoida ja edasi viia seda oma Eesti riiki. Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Arupärimine ja arutelu nendel teemadel on tänaseks lõppenud. 7. päevakorrapunkt. Riigikogu liikmete Krista Aru, Andres Ammase, Jüri Adamsi, Monika Haukanõmme, Artur Talviku, Külliki Kübarsepa, Andres Herkeli ja Ain Lutsepa 22. märtsil esitatud arupärimine number 430 eestikeelse õppe- ja kasvatustöö kohta alushariduses. Palun arupärijate nimel Krista Aru. Aitäh, härra juhataja, austatud proua minister, head rahvaesindajad! Mul on rõõm puudutada nüüd alusharidust seoses eesti keelega. Ja ka sellel teemal on täna siin saalis juba juttu olnud. Reformierakonna kolleegid rõhutasid mitmel korral, kui oluline on see alusharidus. Aga tegelikult selle arupärimise
algpõhjus on ikkagi jällegi seal 15. märtsi keelearutelul siin Riigikogu saalis, kus professor Martin Ehala tõstatas väga selgelt ettepanekud, mida ja kuidas võiks selle alushariduse keelekorraldusega edasi liikuda, nii et ühest küljest me ei solvaks ega ei teeks haiget neile teisest rahvusest inimestele, kes siin elavad ja kes töötavad ja on Eesti Vabariigi elanikud, kuid teisest küljest me ikkagi suudaksime ühiskonnas tekitada vähemalt koolisüsteemis, mis on kõige alus, mis on alus ka edasisele tööelule ja sotsiaalsele elule hoopis laiemas tähenduses, sellise õppesüsteemi, et see põhineks eesti keeles. Et meil kaoks ära need paralleelkogukonnad, mis lõhuvad ühiskonda, mis ei aita sellele Eesti riigile mitte kuidagi ei toimimises ega ka arengus kaasa. Meil on selged, lihtsad 5 küsimust, kõik need puudutavad just nimelt ka seda, et saada pilt, milline on siis tegelik olukord keele osas alushariduses ja kas ja millised on need kitsaskohad, mis võib-olla tänase päevani takistavad selles alusharidusest peale korraliku eestikeelse õppe sisseviimist. Me kindlasti ei süüdista ei praegust ministrit, vaid me pigem püüame läbi nende küsimuste leida vastust sellele suurele üldisele küsimusele, miks nii paljud asjad, mis oleksid ühiskonnas pidanud olema lahendatud, tänasel päeval on veel probleemid. Aitäh!